ja nüüd siis pisut räägime juttu sellest ajast, kui me olime veel noored ja ilusad. Nüüd me oleme täpselt sellised, nagu me oleme. Hea, et üksteist ära tunneme ja vähemalt kui ei tunne, siis keegi ütleb, kas sa näed, tema on tema. Ja siis teed sellise ehmatunud, küll on piinlik, ma ei tunnudki sind ära. Aga tegelikult on see, et kui sa inimestega väga harva kohtud, siis tõesti pilt kipubki nagu silme eest kaduma. Ja sellepärast olen ma väga-väga tänulik kõikidele nendele, kes seda pilti salvestavad ja jäädvustavad. Ja üks mees on siin Tõnu Talivee ja teine on Heino Maripuu, kes mõlemad on täna siin kohal ja kelle liikuvad ja mitte liikuvad pildid on üks osa nendest 70-ndatest, mis teid täna siia Tehnikaülikooli majja tõi. Ma natukene alustan kaugemalt ja siis tulevad siia minuga juttu vestlema juba Väntoreli liikmed. Ma alustan 60. aastate lõpust, täpsemalt aastast 68, kui sai valmis TPI aula. Ma väga soovitan lisaks sellele näitusele, mida te nägite Tõnu Talivee fotodest, vaadata ka Tehnikaülikooli kampuse 60. aasta näitust, mis läheb läbi terve selle suure mitmekorpuselise õppemaja. See on väga põhjalik ja väga huvitav näitus. Ka aulas on oma osa ja mis on selle näituse üks päris huvitav detail, et ta on tehtud selles mõttes interaktiivseks, et seal on ka küsimustele vastata ja vaadata, kas siis õiget vastust tead või ei tea. Nii et aasta 68, kui tähistati ülemaailmse põlevkivi konverentsi ka Tehnikaülikoolis, tollases TPI-s ja avaistungid ja need kõige tähtsamad istumised toimusid just valmis saanud TIP-i aulas. Meenutame, et aasta 68 oli kontsertpaikadena arvesse võetav ainult üks tõsine kontsertpaik, see oli Estonia kontserdisaal. Päris selge oli see, et iga noor pillimees sinna lavale ei pääsenud, isegi ei unistanud ja sellepärast oli loomulikult noortel pillimeestel suur soov leida esinemispaiku, kus nad võiksid ennast näidata ja tunda seda sidet publikuga. Oli loomulikult ka peda-aula, aga ta kuidagimoodi oli natuke nagu väike, kuigi seal toimus tantsuõhtuid ja kõiki muid asju, siis päris selge oli see, et kui tippis ainult kontsertsaalina, sest omal ajal need toolid olid ikka väga jäigalt põranda küljes kinni, kui loengu ja sellise konverentsisaalina ehitatud aula valmis sai, et siis tekkisid päris kiiresti mõtted, mismoodi seda kasutada ka noorte muusika esitamise kohale. Ma ei julge öelda, aga ma arvan, et aasta ei olnud siis veel 69, kui esimesed ansamblid ja esinejad aula laval üles astusid. Aga päris selge on see, et aastal 1970 need esinemised juba toimusid. Nii narr kui see ka ei ole, aga päris esimest ansamblit, kes seal üles astus, ma nimetada ei oska, võib-olla pärast Viktor Lõõbas ütleb, kes see oli, sest tema arhiiv on nii täielik ja täiuslik, et see paneb imestama igat inimest. Aga see, et suhteliselt kiiresti 70. aastatel juba meie noored pillimehed avastasid selle koha, oli muidugi ääretult tore. Ja nüüd küsimus, kes ja kuidas siia tipi aula lavale
said. Ma arvan, et esimestel aastatel oli ikkagi eelis nendel ansamblitel, kes olid tipiga kuidagimoodi seotud või nendel muusikutel. Ning ma pean kohe alguses ära ütlema, et esimesed aastad ei olnud mina seotud nende kontserditega, sest minu tööraamatusse kirjutati Tehnikaülikool sisse alles 1971. aastal. Aga aktiivne tegevus algas pärast sõjaväge 73. aastal, aga 71 ja 72 ma juba mõningaid kontserte siin aitasin korraldada ja korraldasin. Nüüd küsimus, kas minul oli ka oma isiklik huvi, et need kontserdid siin toimuksid, siis päris kindlasti oli see huvi olemas nii finantsilise poole pealt, sest ma õige peatselt sain üliõpilasklubi juhiks ja selle kontserdi rahaga saime me finantseerida oma klubi tegevust. Aga teine ja minu jaoks oluliselt tähtsam oli see, et paljud ansamblid ja ansambli liikmed, mõningad on need täna ka siin ju, teavad, et meil oli selline vahetuskaup, et kui nad esinesid kontserdil, siis ma üritasin ja suures osas mul see ka õnnestus organiseerida lindistamised kas helilööjate majas, televisioonis ööseti või mõningatel puhkudel ka päris Eesti Raadio stuudios. Nii et see huvi oli seoses sellega, et kuna ma tegin Vikerraadios keskööprogrammi, mis oli põhiliselt muusikaline ja seal oli ette nähtud, et lisaks lääne muusikale peab olema ka sotsialismi maade muusikat, mille alla käis siis ka Eesti ansamblite oma looming. Nii et see, et üldse midagi eetris võis kõlada, sa pidid selleks lindistama meie ansambleid ja soliste ja see oligi nüüd see selline meeldiv karussell, et sa andsid kontserdi, sa lindistasid, sa pääsesid raadiosse ja mõnikord ka hiljem televisiooni. Nii et promo ja vastastikune kasu oli täiesti tunnetatav. Nüüd see küsimus, et kas siis tõesti iga ansambel pääses Tipi aula lavale? Päris kindlasti mitte. Ma võin öelda, et ma käisin neid eelnevalt kuulamas, mõnikord mitte avalikult, mõnikord lausa nii, et ma ütlesin, et ma tulen ja palun ja sai siis nagu pandud paika, kes kellega, sest mõnikord lihtsalt ansambel ei kandnud terve kontserti välja ja siis oligi vaja, nagu öeldakse, 2 ansambli ühiskontserti. Ja mis muidugi oli alati meeldiv, et ma arvan, et aastast 71 ei olnud publikuga enam Tipi aulas probleeme, sest see koht oli ennast sisse töötanud ja noored tulid hea meelega siia kuulama seda muusikat, mida nad tahtsid kuulata ja mis neid huvitas. Loomulikult me püüdsime seda geograafiat ka avardada, et ei oleks mitte ainult Tallinna ja Eesti ansamblid, sest mis me siis räägime, et see ole Pärnu, Tartu ansamblid, Viljandi ansamblid, need olid loomulikult teretulnud, aga see geograafia laienes ka väljaspoole Eestit ja kõige legendaarsem esinemine oli kindlasti Moskva ansamblil Arsenal, kes Tipis käis päris mitu korda, aga kõik need esinemised on vaieldamatult jätnud jälje just nimelt meie kontserdi ellu ja pärastpoole võib ka Viktor Lõõbas rääkida juba sellest, mismoodi Arsenali fännid Moskvas on andnud välja heliplaadi Tipi kontserdi salvestuse ka ja sellele tuleb vist veel ka mingisugune, Viktor, nagu ma saan aru, mingisugune väike jätk. Nii et see kõik on see, mis viis meid ka laiemale areenile kui ainult Eesti, et huvi esinemiste vastu siin oli päris suur. Ei saa öelda, et need kõiki kontserte
nüüd ainuisikuliselt mina organiseerisin, päris kindlasti mitte. Siin tulid appi head sõbrad, kahjuks juba meie seast lahkunud Nikolai Meinert, kellel oli Moskvas õppides tõesti väga palju sidemeid ja kes sai kontakte anda ning aitas neid ansambleid siia tuua. Ja loomulikult siis need inimesed, kes ikkagi selles kultuurisfääris ringlesid, ka nende abi oli ikkagi täiesti tuntav ja ma olen siiamaani väga tänulik nendele, et nad oma abikätt ei keeldunud andmast. Nüüd see aeg, 70, ütleme siis laias laastus, aastast 70 võib nimetada Tipi aulat juba kontserdikohana ja kestis see minu arvutuste järgi aastani 1985. Põhjus oli suhteliselt lihtne. Aastal 1980 avati linnahall ja kõik suured ja massiivsed kontserdid siirdusid linnahalli lavale üle. Neil oli üks suur pluss veel, neil oli esmaklassiline võimendus ja loomulikult kõik ansamblid, kes vähegi mängida oskasid, tahtsid mängida just nimelt heade võimendustega ja pillikastidega. Siis aastal 1983 sai valmis Roheline klubi. Ma ei tea, kui palju on neid, kes mäletavad, et praeguse majandusteaduskonna hoone asemel oli üks selline rohelisest plekist kohviklubi, aga ta oli roheliseks konnaks, seda kutsuti. Mina ise nimetasin teda ikkagi roheliseks klubiks, aga tudengitel oli ta konn ja las ta oli siis konn, aga selles konnas tegutses meie rokiklubi. Ja rokiklubi võttis ühe osa meie kontserttegevusest endi õlule. Ehk rokiklubi üritustel esinesid Eesti noored ansamblid, kes veel ei oleks ilmselt Tipi aula lavalaudadele jõudnud oma nooruse ja mitte ainult ka nooruse, vaid ka võib-olla mõnikord oma mässumeelsuse tõttu. Aga see, mis toimus esmaspäeviti rokiklubis, sellest võivad rääkida siin päris mitmed inimesed, kes istuvad esimestes ridades. See oli võimas, see oli hea, aga see võttis ära ka Tipi aula koormuse. Ja kui üks ajastu peab otsa saama, siis ta saigi kuskil aastal 85 otsa, sest aula läks remonti ja pärast remonte, ütleme nii, et rong oli liikunud juba teistesse jaamadesse. Ansamblitest, keda ma võiksin meenutada? Ma võiks meenutada väga paljusid, aga minu kui tollase klubi juhataja ülesanne oli näidata oma ülikooli tudengeid. Ja esimene, kellega ma tõesti puutusin kokku, oli Keldriline heli, Vänt Torel, siis tuli Incognito, siis tuli ansambel Meie, siis tulid väga-väga paljud ansamblid, kelle pillimeeste hulgas olid Tipi tudengid. Ja see kõik, ma arvan, et ei teinud ainult huvitavaks meie Eesti muusikaelu, vaid ta andis ka tudengile, kellest enamik ei ole ju täna professionaalsed pillimehed. Ta andis selle muusiku kogemuse, et ma olen esinenud suurel laval. Ja kui tänase ürituse teema on Keldrilisest helist 50 aastat saame taas kokku, siis ma palungi nüüd Keldrilise heli liikmeid siia väikesele vestlusringile, et jätame siis nagu selle Pärnu tiimi siiapoole. Lagle ja Andres, tulge teie siia ja ma Andres Talviku palun siis siiapoole. Nõmme poiss, nagu meie kahekesi oleme, sobime hästi siia rääkima küll. Ärge häbenege mitte midagi taolist, mida
nii, Laglekene, sina istud siia. Ei, sa istu midagi läbi ja Andres istub siia. Tähendab, vaadake, see tool ongi pandud ilmselt selleks ja ma tean, aga ma ei ole nii loll, ma istu siia peale, sellepärast ma tõesti kardan, et see ei kannata mind. Ei, tähendab, las ma seisan, ütleme, austusest. Aitäh. Tähendab, endine raamatukogu töötaja, legendaarne Riho Baumann, aitäh, päästsid mu elu ja ilmselt luumurrud. Aga ma tahaks veel ühest väikest momendist rääkida, et me ei tohi unustada, et lisaks ansamblitele oli Tipi muusikaelus ka selline klubi nagu diskoklubi. Ja diskoklubi üks asutajatest oli Riho Baumann, teine president Einar Kapp on siin. Ja kui arvate, et nende tegevus ei mõjutanud noorte muusikalist maitset, siis te ilmselt eksite väga tugevalt. Aga kuna disko 73. aastatest hakkas nii tugevalt domineerima, siis tegelikult oli teisele poole vaja tasakaaluks just nimelt meie oma ansamblite esinemisi, olgu siis laenrepertuaariga või omaloominguga. Eks ikka enamik tahtis omaloomingut ka mängida, kaua selle laenrepertuaari peal sa ratsutad. Nii palju siis nagu olukorrast Eesti sotsialistlikus vabariigis 70. aastatel. Nii, ole Andres hea, sina saad minu mikrofoni, teine Andres saab teise mikrofoni. Kas vastab tõele, Andres Talvik, see legend, et aastal 70 läksid sina ühte maleva rühma vaatama oma sõpra ja kohtasid seal Tipi tudengit Andres Valkoneni, kes jättis selliselt hea mulje, et sa otsustasid teha talle ettepaneku, hakkame tegema ansamblit. No nii, ma tänan muidugi legendi kinnitamise eest, aga enne ma vastaksin ühele sinu õhku visatud retoorilisele küsimusele, millele tegelikult ei peaks vastama. Ja nimelt ma tean, kes oli üks esimesi ansambleid, kes Tipi laval üles astus. No jah, ütleme Amigose ja Vega riismed, mis püsisid koos veel umbes aastapäevad ja siis Nõukogude armee tegi sellele asjale lõpu. Ja kontsert... See on väga hea teada. Viktor, kas sina seda tead? Ei olnudki nime. No ühesõnaga, kuna Amigose nimi oli... Ma ei julgeks nüüd öelda, et tuntud, aga paljud teadsid seda, siis Amigose nime all me ikkagi vegeteerisime ka siis, kui Amigosest oli jäänud veel ainult 2 meest ja ülejäänud olid Vegast üle tulnud. Aga see kestis natukene üle aasta. Ja see kontsert pidi toimuma kas 69 talvel või 70 väga vara kevadel. Sest et armeesse võtmine teatavasti oli... Ja see oli viimane kontsert, see oli Kahasse tolleaegse niinimetatud ametliku Tipi ansambliga Retakord. Meie olime pool põrandaalused, aga meid siiski lubati oma pille siin hoida ja natukene ka Tipi pille kasutada. Põhiline neist pillidest oligi toosama Retakord. Esimene elektriorel, mis siis Tallinna klaverivabrikuga koostöös sai ka kaubandusvõrku. Ja mille Härma Härm hiljem natukene kohandas ka keldrilise heli ja Ventoreli jaoks. Aga nüüd vastates sinu küsimusele, jah, sinu jutus on terake tõtt. Sest jätkuna sellele, mis ma just rääkisin, kuna sõjavägi oli ära nullinud ansambli tegevuse, siis 2 meest, kes olid jäänud sõjaväest kõrvale tänu Tipis õppimisele, need olid kadunud trummimees Tiit Plaks ja mina. Ja nii ma siis sattusingi poolkogemata võisterühma, kus rühma komandariks oli minu grupivend Johannes Rahkemaa. Läksime teda vaatama ja siis ta mööda minnes minu kaebamisele, et no näed, nüüd on niisugused halvad ajad ja ütles, et kuule, mul on siin üks poiss, kes mängib hästi klaverit.
no siis toodi poiss välja ja poiss mängis klaverit ja siis me leidsime, et miks mitte. Ja leppisime kokku, et septembri alguses siis kohtume. Ja nagu on kombeks öelda, ja edasine on juba ajalugu. Me räägime sellest edasisest ka, Riho, küsi pärast, lasta esialgu küsin mina siin, sul on uudisimu, jätkub sulle pikaks ajaks veel, keskööl näeb veel kindlasti Baumanit kuskil liikumas ja kellegi käest midagi küsimas, kes pole jõudnud ära joosta. Aga Andres Valkonen, sina ilmselt mäletad ju seda kohtumist samuti, aga sina olid ju ikkagi Pärnust tulnud vikingi poiss koos Laglega, kes oli teil ju naissolist, nii et ikka mitte pärast poole sa olid ka ikkagi. Laulsin 2 laulu nendega, ei olnud nende solist. No ka sa esinesid nendega, vähemalt see on kirja pandud, et Lagle Alpus esines. See on laudselt poiste bänd. See oli poiste bänd, ei maksa sinna mind sättida. No, laulsin nendega 2 laulu Sindi rockfestivalil vist või Sendi mingid asjad olid seal. Aga vähemalt ühes asjas ma ei eksi, et sa olid ikka ju Pärnust, selles mõttes. Pärnust, nii nagu Andreski oli Pärnust. Tegelikult pidi Andres praegu rääkima. Ja, Andres on muidugi. Aga naistel on ikkagi see moment, et tahavad vahele segada, kui midagi on valet. Niisiis, Andres. Раз, два, три. Jah, proba mikrofona. Mis ma ikka seal mäletan, et see rühmakomandör oli minu koolivend. Tema kutsus mind sinna üliõpilasmaleva rühma ja tema tegi siis Andresega meid tuttavaks ja siis me kuulasime natukene. Mul oli siis niisugune paras hullus, oli Zeppelini teisest plaadist ja makk oli olemas ja lint oli ka ja siis me kuulasime seda ja siis me tõesti leppisime kokku, et septembri 1. nädalal saame kokku ja hakkame asja ajama. Aga oskad sa mulle nüüd öelda, kuidas õnnestus teil septembri alguses teha esimene ühine proov ja tegelikult ronisite te Tipi aula lavale juba oktoobris. Jah. Andekad inimesed. Meil olid andekad inimesed kõik. Tähendab, millest te repertuaari moodustasite? Sinu oma loomingust või tuli ka sinu ansamblitest midagi kaasa? Mina ei mäletagi täpselt, kuidas see oli, aga lühidalt öeldes mul oli kodus salvestatud üks mingi linditäis oma lugusid ja siis me kuulasime, õigemini siis ma lasin teistel kuulata ja öelda, et mis siis võtame, mis me teeme ja siis lisaks siis kõik ansambli liikmed ise pakkusid nii-öelda seda muud välisrepertuaari. Aga kuidas see täpselt käis, kes seda enam mäletab, see oli nii ammu? Ma arvan, et see oli vist, ma arvan, sest ma täpselt tõesti ei mäleta, aga see oli pigem niimoodi, et suurem osa olid Andrese lood, kuna meil oli algusest peale võetud niisugune suund, et me üritame olla ise tegijad. Ja mitte nii väga palju kopeerida või vähemasti kopeerida nii vähe kui võimalik. Ja ma ei ole päris kindel, kas tollasest Amigose repertuaarist üldse midagi tuli, sest Amigos oli kaverdaja. Meil oma loomingulisi lugusid ei olnud. Olid ainult oma tekstid, aga hääl oli nii-öelda võõras. Ja küllap see oli nii, et niimoodi 50-60. olid coverid ja olid Andrese lood sellel esimesel kontserdil. Ja hiljem hakkas siis tulema ka Andres Talvikult lugusid ja Viljar Rähnilt lugusid, nii et selles mõttes läks meil nii-öelda tõusvas joones. Sa ei olnud despoot, et ainult minu lugusid mängitakse. Väga hea, et seda võrd lahke. Aga ma vaatasin, et tegelikult teie esinemised Tipi laval olid küllaltki väikese intervalliga. Kas see publikut ikka jätkus?
küllap jätkus, sellepärast et kuna kontserdid olid tasulised ja tollane, ma kahjuks ei mäleta enam nime, aga üks laia seelikuga proua, kes neid pileteid müüs, ju ta siis teadis, et kui järgmine kontsert teha ka 2 nädala pärast, siis loostiaid jätkub. Nii et ilmselt publikut oli. Ma mäletan ühte kontserti, mis oli üsna niimoodi meie tegevuse alguses ja see toimus seal tipimajandus teaduskonna hoones Koplis mingil, ma ei tea, 3., 4. korrusel ja see oli mingi rahvaste sõpruse üritus ja siis me lugesime kokku, seal oli vist 13 inimest. Aga meil läks see niimoodi hea proovi ette tookord. Aga hiljem, ütleme juba jah, kevadel meil enam niimoodi publikupuudust ei olnud ja Pikos ja Evas mängides ei olnud ka kunagi tühi. No Pikko ja Eva, need on ju ikka väiksed kohad, me räägime aulast, aula täitmine. Aga aulast viimane kord, kui me aulas mängisime, oli ülevaatus ja kuna me olime siis juba täitsa popid poisid, siis peale ülevaatuse žürii kedagi saali ei lubatud. Aga ärme unusta, et see ülevaatuse žürii esimees oli Uno Naisso. Oli. Nii et ütleme, mõnikord piisab ka ühest kuulajast, et avada uksed, sest kui palju oli neid ansambleid, kes omal ajal võisid uhkustada. Meie esinesime Estonia kontserdisaalis ja veel millisel üritusel kerge muusikapleenumi lõppkontserdil. Oli uhke tunne. Oli jah, ainukesed taidlejad profide seas siis. Ja tegelikult saite te kõige suurem aplausi. Ja mitu lugu läks kordamisele? Läks kordamisele. 4 loost 3. No ei lubatud eriti korrata. Midagi ei lubatud korrata, näidati ust, et sealt te tulete sisse, sealt te lähete välja ja kummardate ja panete lipsud ette ja. Kuule, ma tahaks nüüd jõuda ka Lagle juurde, sellepärast, et muidu mu hea sõbranna hakkab protestima, et tulid ja kutsusid. Mina olen jutukas. No ma tahangi sellepärast öelda, et ka sulle tuleb, ka sinu tund Laglekene tuleb. Selle me rääkisime selgeks, Vikingis ei olnud sinu roll rohkem kui 2 lugu laulda, aga Pärnust oled sa koos Andresega siia Tallinnasse tulnud. Sa ei tulnud küll tippi õppima, aga sa tulid tipile suhteliselt lähedasse kooli, ehitusmehaanika tehnikumi. Oli nii? Jah, see oli arhitektuuri teaduskond. Tulin sinna sõbranna kutsel. Endal nagu kutsumist polnudki, aga sain Pärnust ära vähemasti tulla kuhugi ühiselamusse. Kui Andres ütleb, et kuulasime lindi pealt, mul polnud ühiselamus raadiotki, mis linti ma kuulasin. Mul on proovidest meeles ainult mingi kohutav kolin, sest me olime siin all keldris mingis pisikses ruumis ja pillimehed ikka, kui kokku tulevad, siis nad hakkavad kõigepealt kolistama. Kõik, igaüks raiub oma pilli seal, harjutab midagi, see oli niisugune tohutu müra ainult. Ja siis, kui siis see 2-3, et nüüd teeme loo, siis me just igaüks vaatas, mis oskad sinna juurde laulda. Andres laulis põhihäält ja meie siis laulsime natuke midagi kõrvale ja nii need proovid ja asjad läksid, aga tõesti ei oskagi, üldse ei mäleta, et kuidas see tõesti oli võimalik 2 kuu pärast kontserte anda, ei mäleta. Ja mis lugusid me seal tegime, ka ei mäleta. Mitte midagi. Aga 50 aastat on möödas midagi. Nii, kohe sa räägid Pärnust ka. Andresel on kindlasti kõik kavad olemas sellepärast, et tema loeb sulle täpselt ette. Ei, Andres on tõesti väga täpne selles mõttes. Ütle mulle ühte teist asja. Sa olid ju selle meeste kollektiivi ainuke naisliige. Kena, pikk, ilus tüdruk. Pikk ja sale nagu tänagi, aga ma tahan lihtsalt öelda, et mina mäletan sind tõesti väga ilusa ja kena noore neiuna. Kuidas need poisid sinuga seal proovides ja esinemistel oli teil mingisuguseid selliseid naginaid ka või olid sa lihtsalt niivõrd tugev natuur, et teie poisid olete vait, mina laulan ja te ütlete mida? Ei, absoluutselt mitte, me olime kõik nagu üks mees. Ma polnud seal üldse mingi pikk ja
kena oleks ma ise seda teadnud tollel ajal. Aga ikka arvad, et sa pole see täiuslik ja jube piinlik on laval olla, ei tea, kuhu käsi jalgu panna ja mis riided selga panna ja see oli kohutav, aga kui juba esimene laul oli lauldud, siis nagu unustasid selle häbi ära, et mida ma siin eksponeerin ennast, kui midagi eksponeerida pole. Aga mis see küsimus oli kõigepealt? Sa tahtsid suvituspealina Pärnut meenutada, nii palju kui mina mäletan. Räägime siis Pärnust. Pärnus oli tollel ajal isetegevus, mitte taidlus. See tuli hiljem see sõna. Isetegevus oli selline ja seda oli absoluutselt igas koolis. Minu koolidirektor oli Andrese ema. Seal oli absoluutselt iga viimane kui tähtpäev, mis kalendris oli või neid oli rohkemgi. Ei, Lagle ei laulnud üldse, Lagle ei julgenud laulda. Ja see oli nii hirmus minna üksi kooli laste ette seisma. Sõnad lähevad ju meelest ära, viisi ma ju pidasin, aga sõnadega oli nii hirm, et järsku läheb meelest ära, mis ma seisan seal klaverisaatel siis. Nii, aga Ilma oli see tubli direktor, kes korraldas hästi palju kontserte ja lapsed kõik esinesid, aga me olime ikka ansamblis, siis oli julge olla, kui ikka teised ka olid kõrval. Ja neid ansambleid oli siis seal Karja koolis, kus mina tulin Pärnu esimeses keskkoolis ja siis ka veel lauluõpetajad kogusid ju nendesse kombinaadi, Pärnu metsakombinaadi klubisse. Klubides olid ju omakorda ansamblid ja niimoodi siis me sattusime nende naisansamblitega nendesse erinevatesse koosseisudega kuskil esinema ja seal metsakombinaadi klubis oli siis see Viking. Nii, ja siis me tegime ühiseid kontserte, nemad tegid tantsuks ja isetegevuslased siis olid, tantsid kontserte ja nii me kokku saime. Pikk jutt tuli. Tähendab, ei, jutt ei olnud pikk, jutt oli väga huvitav. Ma siis sain aru, et sina soojendasid Viikingit, et Viikingi... siis ma sain sellest väga hästi aru. Aga kas sa, Lagle, julged tunnistada, kui sa nüüd ikkagi mõtled tagantjärele, et Keldriline heli Vänt Torel oli ainukene ansambel või kooslus, kus sa olid solist? Sest pärast seda on ju olnud Laine, sul on olnud Merl, sa oled laulnud mitmetes Baltika trios, sa oled laulnud koorides, kusjuures mul on isiklikult väga meeldiv moment selles, et kui Lagle laulis meie naiskoorides, nii akadeemilises kui vilistlaste naiskooris, siis Andres ei pidanud paljuks kirjutada koorile, kus laulis tema hea sõbranna Lagle, ka koorimuusikat. Ja lõpuks me ikka päris palju Andrese lugusid, meil oli teine Andres Heinapuu oli meil dirigent, kes võttis Andrese lugusid ja tegi neid koorile nagu ümber. Ja siis sai suukseid toredaid estraadikavasid esitatud, nii et ka naiskoori võtmes. Jah, 50 aastat olin mina tipitaidleja. Või isetegevuslane, jah. Ütleme niimoodi, isetegevuslane, täpselt. Nii, me jõuame nüüd ühe kontserdini, millest liiguvad mitte legendid, vaid nendele, kes pidid vastutama. See ei olnud mitte legend, vaid see oli õudusunenägu. Ütlen ausalt, küll ma oleks tahtnud sellel kontserdil olla. Ma ei olnud, ma olen seda kuulnud tagantjärele. See on see kontsert, kui teil lülitati välja aulas elekter ja küünlad lava peal valgustasid saali, aga sellest oli vähe, et publik rahulikult saaks saalist lahkuda ja legend räägib, et selleks, et ka foajee oli ju pimedaks tehtud, kuna keegi hea inimene oli suutnud tipi tollase pealüliti välja lülitada. Et selleks, et publik saaks aula treppidest alla, sõitis Muruplatsile miilitsa autod, kes siis laternatega seda treppi valgustasid. Kas see on nüüd legend või see on tõsi? Kumb võiks vastata?
no kuidas ma nüüd ütlen, ega mida kaunim legend, seda vähem on temast tõtt ja vastupidi. Aga las ta jääb pealegi niimoodi, sest see kõlab ju nii ilusasti. Mis puutub elektri välja lülitamist, jah, tollane lülitaja oli mõnes mõttes ikkagi väga julge mees, sellepärast et lülitaja asemel oli ära lühistatud tipi ühe osa elektrikilp, tähendab üle faasi lõttide oli visatud raudura, mis sulatas need kenasti kokku ja pimedaks läks siis kogu aula, kogu rektoraat, foajee ja mingisugune osa ka elektroonikakorpusest, kus oli väga palju hinnalisi arvuteid. Ma ei ole kuulnud, et kahjud oleks seal olnud väga suured, ju siis UPS kuidagi neid toitis. Aga jah, tõsi oli see, et viimane kolmandik katkestati kellegi käsul ja aula jäi pimedaks, välja arvatud küünalde rida, mis põles lava ääre peal. Ja päris a cappella me ansambel ei olnud, nii et me oleksime suutnud seal laudkitarride pealt mingisuguseid helisid välja meelitada ja kontsert lõppes. Aga see ei olnud ainukene katkestuskontserdil. Enne oli see tavaliselt tõmmati ilmselt rubilnik maha. Aga see taastati. Ja siis see rubilnik löödi jälle üles, siis me mängisime edasi ja siis leiti, et tuleb kardinaalsemad otsused ette võtta. Sest seda ei saanud enam taastada, mitte kuidagi. See võttis pärast mitu päeva aega. Aga see selleks, nii et jah, tõepoolest rahvas saalist läks välja. Õnneks ei olnud ühtegi äratallamisjuhtumi, et inimesed siiski nii palju distsiplineeritud olid. Ja nii see kontsert lõppes, ühtlasi lõppes ka keldriline heli. Sest et meie järgmised esinemised, vahetult järgmine esinemine oli ansambel ja pärast seda algas Ventorel. Sest et keldriline heli, mis iseenesest oli juba ideoloogiliselt ebaküps sünnitis ja mille peale kõik asjamehed vaatasid viltu, oli siis sellega õnnelikult ära kaotatud ja Ventorel oli niisugune kena roosamannaline nimi, millele ei saanud keegi külge hakata. Ehkki kui natukene süveneda nimilaulu sõnadesse, siis ideoloogiliselt küps see kindlasti ei olnud. Kas siin saalis peale Tõnu Talivee on veel keegi, kes oli sellel kontserdil? Näed. Ilmselt oli ka Felix sellel kontserdil, ma arvan. Aga ma tahaksin nüüd tulla selle Andres Talvik, tegemist on ju ikkagi diplomaadiga nii ilusasti ja diplomaatiliselt öelda, et sellega lõppes keldriline heli ja algas Roosamanna Ventoreliga. Ma peaksin nüüd natukene võib-olla tuhka pähe raputama ja ütlema, et selle nime vahetuse taga olin mingil määral mina. Sest mulle tehti selgeks, et mitte mingisugust esinemisluba Eestis ei anta keldrilise helile. Ja üks hea inimene ütles, parem vahetage nimi. Et see nimevahetus ei ole ju ansambli lõpp ja need, kes on keldrilise heli fännid, need on ka edaspidi keldrilise heli fännid, aga nimi on teine. Ja eks Andres Talvik ütles väga ilusasti, et nimilaul, ma olen aktiival ka Ventorel, eks sealt ju see Ventorel oli ju väga, väga kerge võtta ja ma mäletan, et see nimi imponeeris ka Uno Naissoole. Nii et need lindistused, mis jõudsid juba Eesti raadios eetrisse, need olid juba Ventoreliga tehtud. Aga nüüd tuleme siis selle Ventoreli kõige võimsama kontserdi juurde, mis toimus Estonia kontserdisaalis, mille järel olin mina täiesti veendunud. Nüüd ei ole mitte Eesti, vaid nüüd on ikkagi uksed Euroopasse Ventorelil avatud. Kallid poisid, mis juhtus? Sest ühel hetkel sain ma teada, Ventorelit rohkem enam ei ole. Lühidalt kokkuvõttes oli see lihtsalt nooruse rumalus.
sest noored inimesed otsustavad liiga kiiresti ja siin ma teeks ühe lüürilise kõrvalepõike, meenutades oma tudengiaega, kust see väljendus mul pärit on. Nimelt küsisin ma ühelt tollaselt marksistliku-leninistliku filosoofia õppejõult, et miks pagana pärast, ma muidugi ei kasutanud sõna pagan, aga küsin seltsimees professor, miks pärast Nõukogude Liidu kommunistliku partei juhid on kõik nii vanad? Kuna tegemist oli suhteliselt mõistliku meesterahvaga, kes oli tegelikult hariduselt ehitusinsener, aga siis ideoloogiliselt ära pöördunud, nagu kurjad keeled rääkisid pärast ühte maleva juhtumit, kus ta oli lakast alla kukkunud. Ja tema vastas, ja vaadake noormees, et noored mehed otsustavad liiga kiiresti, mis on täiesti tõsi ja seda võib antud juhul ka Väntoreli puhul süüks pidada, sest tihtipeale tuleb ju otsus ei millestki. Tekib mingisugune asi, sa võtad selle endale pähe ja sinna tema jääb ja kui ei ole kõrval, mitte just parteijuhti, aga vähemasti ei, ma ütlesin, mitte just nii-öelda elukogenumat inimest, kes võiks su silmad avada ja natukene sulle mõistust pähe panna, siis asi jookseb kraavi. Ja võib-olla 50 aastat või võib-olla natuke varem, 30 aastat hiljem sa kahetsed seda sügavalt, aga siis on juba hilja. Mida Andres Valkonen sina lisada saad? Sest tegelikult jõuate minu viimasele küsimusele nii või teisiti ilma küsimatagi lähedale. Või ma küsin selle küsimuse ära ja siis on kerge võib-olla sulle ka vastata. Kas nüüd, 51 aastat hiljem, on selline mõte peast läbi käinud, et võib-olla 51 aastat tagasi oleks mõned jutud pidanud selgemaks rääkima? Jah, tähendab, ma ütleksingi seda, et neid komponente võib nimetada, eks ole, väga palju, aga minu meelest põhiline komponent kogu selles värgis on võib-olla see, et kommunikatsioon jäi kehvaks. Jah, ma arvan, et ma ei eksi eriti, kui ma ütlen, et Andres Talvik, need olid sinu sõnad, mis on ka ära trükitud, et mõned jutud jäid lõpuni rääkimata. Täpselt nii. Mu kallid sõbrad, me võiksime rääkida väga palju, aga kuna ootab film, mille Tõnu Talivee on valmis teinud, siis seal on juba seda Gildrilise Eli ja Väntoreli lugu piisavalt, ma ei tea, kas seal on intervjuusid või mitte, aga... Sa ei ole näinud? Tähendab, ma ei vaadanud eelnevalt läbi seda. Ma käisin ansambleid eelnevalt kuulamas, kas nad kõlbavad tipi lavale, aga täna ma seda tsensori rolli endale küll ei võtnud. Ma olen samamoodi niimoodi suu lahti nagu laps täis uudishimu, mida Tõnu Talivee meile pakub. Andres, sina leidsid ennast muusikas tegelikult mitte Väntorelis juba varem ja see muusika on sind saatnud läbi elu. See on nii. Kipub niimoodi olema, jah. Lagle, nagu ma ütlesin, Väntorelis olid sina solist, pärast olid sa teistes kooslustes üks teiste seas. On uhke tunne öelda, ma olin Väntoreli solist. Mul oli Väntorelis üks lugu, soololugu. Laines oli märksa rohkem. Seda küll, aga Laines oli 2 lugu. Laines oli 2 lugu, aga Laines oli sinu kõrval mingil hetkel 3 tüdrukut, suurem koosseis oli veel suurem ja Merlis oli ka 3. Merlis oli Marju Kuut ja siis ma arvasin tõesti, et ma oskan ka laulda, sest tema kõrval oli väga hea laulda. Aga... No näete, ei, oskad sa laulda ja laulad sedasi, et muusika on ja tegelikult ikkagi Väntoreli üks lugudest, nimetad seda Kotkalendu või? Ahaa. Aga Väntoreli Lein. No näed, Lein. No näed, tuleb veel lugusid. Muusika. Andres, kuidas sinu tee pärast
Fäntoreli keldriseli lõppu edasi läks? Noh, kui ma võrdlen nüüd teise Andresega või võib-olla peaks ütlema ikkagi esimese Andresega, siis ikka väga kurvalt, sellepärast et pärast seda, kui Nõukogude armee vabastas Amigose ja Vega endised pillimehed, siis jah, meil olid pillid kaelas, aga nagu on tänapäeval kombeks ja juba tolle ajal oli kombeks öelda, tegime sülti. Pulmades, mõnedel muudel üritustel, see kestis veel võib-olla aastat 4-5. Ja siis tuli kõigil väsimus ja sinna see jäi. Nii et niisuguse kurva visinaga. No ega see visin väga kurv ei olnud, sest et ma ju ikkagi mäletan, Andres, sind tippi õppejõuna ja ühel hetkel otsustasid teha kannapöörde ja astusid diplomaatilise korpuse liikmeks. Ma ei tea, kas sa siiamaani oled seda või oled sa, nagu öeldakse, diplomaat erus? Nojah, aga vähemasti otseselt ei ole sellel muusikaga midagi pistmist. Kuigi võiks ju öelda, et ega diplomaatia on ju enam-vähem nii nagu koori juhtimine. Ja küllalt sageli, kui võtta koorilauljatena neid, kellele sa pead midagi selgeks tegema, siis on nii nagu selle tuntud kooriga, et dirigent laulis kõigest häälest, aga vaur oli vait. Sellise noodiga ma tahaksingi selle vestluse siin praegu lõpetada ja mul on hea meel, et sind on tulnud täna siia toetama ka sinu head kolleegid, kes on samuti diplomaadi ametis olnud, aga peale selle on nad ka muidugi olnud varasest noorusest ka väga suured muusikasõbrad. Aitäh teile ja te võtate nüüd, tahad sa veel midagi öelda, Andres? Ei taha? Ei. Aitäh. Te võite nüüd istuda oma kohtadele ja ma toon ainult korraks Tõnu Talive siia, et küsida, mis meid... Aitäh teile! Võta Tõnu teine mikrofon. Ma luban, et ma nii pikalt sinuga ei räägi sellepärast, et sinu eest räägib sinu film. Aga ütle, mis meid ootab, sest tõepoolest ei ole mina seda näinud ja kui ma küsisin mõningate targemate inimeste käest, kes oleks võinud seda näha, ütlesid, et katkendid oled näinud, aga ega üldiselt ei tea. On see dokumentaalfilm, on see muusikafilm, on seal intervjuud, milleks me Tõnu Talive peame valmis olema? Vaat ei ütle. Kangekaale nagu kommunist, mitte ei ütle kohe. Tegelikult, võiks öelda, et ta on muusikaline dokumentaalfilm. Seal on terve kontsert, Tallinna kontsert ja siis muu, mis sinna juurde käib. Aga milleks me peame valmis olema? On mingisugused niisuguseid ehmatusi, kus peaks nagu validoli purgi juba... Seda ei ole, arvestades meie vanuseid, igaks juhuks ei pand, aga midagi ikka on ka. Midagi on ka, sest et küll tahaks mina näha seda momenti, kui Andres Talvik väärataks oma ülimalt diplomaatiliselt seatud lause ka või Andres Valkonen, kes on nii hea lastetoaga, et sealt ei tule kunagi midagi sellist, mis võiks vapustada. Ja Lagle naisterahval mõnikord ikka natuke juhtub, aga mitte eriti. Nii et me ei pea olema praegu hirmul. Ei. Ja sa ütled, et see film on kui pikk? Tund ja 38. Tund 38. Ainult. Nii et pärast seda, kallid sõbrad, võite te küsida, aga mitte siin saalis, vaid kõrvalsaalis, kuhu on kaetud kohvilauad ja palun. Rokumentaal. Jah, nii võib öelda. No aga ole hea, juhata siis dokumentaalfilm sisse. Jah. Kõigepealt ma ütlen selle sama eelmise jutu jätkuks, see keldriseeli kontsert, kus võeti vool välja. Ma olin seal kontsertil, aga mul ei olnud fotokat. Ma ei võtnud selle pärast kaasa, mõtlesin, ma tahan nautida
kontserti täiega, mitte et ma jooksen fotokaga seal ringi, otsin põnevaid nurki ja kui ma seda kontserti kuulasin ja nägin ja see oli laval suur õhupall ja see küünlad, eks ole, siis kuram, see loll ei võtt kaasa ja siiamaani kahetsen. Sellest ei ole ka sellepärast pilt. No ilmselt kahetsen ka mina, et ma sellel kontserdil ei viibinud, räägin ainult seda, mida ma olen lugenud ja teistelt käest kuulnud, aga õnneks on mul siiski elus õnnestunud nii Kelderist heli kui ka Band Torelit ka, nagu öeldakse, laivis kuulata ja need asjad jäävad ikkagi pikaks ajaks meelde. Aga Kall, palun. See foto, mis on Kelderis heli, Band Toreli plaadi ja helikasseti. Jah. See on 26 veebruar 1971. Ja see laat ilmus CD-na. Kõigepealt ilmus kassetina, Andres teab täpselt. Andres. Jah. Minu kasseti ilmus. Jah. 97. Ilmus 97 kasseti korpuse 96. Tähendab, siin on siis nüüd, eks ole, esimene CD ja pärast on hiljem välja antud natukene täiustatud CD, kus on minu arust vist 2 laulu rohkem. Kassetti mulle kahjuks ei ole. Jaa, see ilmus hiljem. See oli juba hiljem, jah. Jah, Frotee lasi välja, jah. Filmist nii palju, et kuidas see alguse sai, paari sõnaga, ma ei tee pikalt, et mulle helistas Andres Valkonen, et kuule, me hakkame nüüd proove tegema ja tahaks nagu mingeid kontserte tule filmima, järsku sa tahad. Ja sealt hakkas asi peale, siis ma käisin, tilkusin nendel igal pool proovides seal kaameraga ja siis Tartu kontserdil ja Tallinna kontserdil ja siis lõpuks Ranna Pungejal 2020. Ja seda materjali sai päris palju, mõtlesin, sellest võiks ikka teha mingisuguse asja, kas või ajaloo jaoks. Ma ei tea, kui suur tal nüüd loominguline väärtus on, seda otsustate teie, kuidas seda filmi ära näete, et see selgub pärast, aga vähemalt mingisugune jäädvustus, ma pean seda selleks. Kui üks selline küsimus, mis mind on kogu aeg vaevanud. Mismoodi Heino Maripuu suhtus sellest, et sina teed filmi? Filmi on teinud ju tema. Sa ei märganud, et auto kummide juures on kuskil naerakesed maha pandud? Me oleme väga head sõbrad. Ei, ma imestan, te istusite ühes reas. Paar tooli küll oli vahet, aga... Aitame teine teist ja me saame väga hästi läbi. Me ei ole konkurendid, kes paneks auto kummidesse naelu või ma ei tea, mida iganes veel. Aga sul on ikka Heino väikene võbin sees, mida ta nüüd näitab? Või sina oled näinud seda filmi? No siis sa oled rahul. Heino oli operaator Tallinna kontserdil. Ei, selge see, et nii see ongi. Kuulge, ma hoia teie tähelepanu rohkem kinni. Aitäh, Tõnu. Oleme siis nüüd, nagu öeldakse, üks suur silm ekraani. Üks asi veel. Mul on paar meenet. Kas Kadri Kallaste ja Kelly Luik on siin ja Olavi ära ka mine veel ära? Ole rahulik, ma tahan ka filmi näha. Ei, tule korraks siia, palun. Aha. Ei, ma veel esialgu liigun. Et siin sa saad seda ka veel kodus jälgida, kui tahad. Kus on Kadri ja Kelly? Tulge palun ka. No vot, ei olnud ilma asjata tänane esinemine. Jah, vahetame. Palun. Aitäh. Ma olen sulle siit selle kohe üle. Aitäh. Aitäh. Nagu öeldakse, lilled on käes, nüüd võib lava taha minna. Just, ja paluks siis valgus ära võtta. Ja panen. Aitäh teile. Ja pärast kindlasti joome kohvi ja sööme torti. Et vist võib, jah? Võib.